Paljud arvavad, et jõutõmme on jube ohtlik harjutus. Loomulikult sõltub, millega sa seda võrdled. Kodust passimise kõrval on loomulikult ohtlikum jõutõmmet teha. Trenni mõtles tegelikult jõutõmme on väga hea harjutus ja kui sa kasutad mõistlikku raskust, mõistlikku koormust, siis see on ka väga turvaline harjutus. Nüüd, kui seda harjutust alustad, siis astud umbes niimoodi kangi juurde, et kang on umbes paalte kohal. Kummardad ette, võtad kangist kinni, võid võtta pealt haardega, võid võtta pealt ja alt haardega, kui käest ära libiseb. Ja nüüd lükkan põlved ette, kuni leian sihukese mugava asendi. Ja enne ülestõmmet ajan ka keha veidi pingesse, ei tõmba õlgasid ülesse, vaid pigem õlgasid natukene taha. Justkui pigistad need seljalihased siit kokku, see teeb su selja justkui natukene tugevamaks ja tõmbad ka selle kangist selle loksu välja, tõmbadki ennast siia pingesse, siia kangi ja maa vahele. Nüüd esimese asjana lükkad jalad sirgeks, aga puus ei lähe üksinda ülesse, vaid kui sa jalgu ülesse sirgeks lükkad, siis sa liigud ka koos kangiga kaasa, nii kui kang on põlvedest möödas, tõmbad ka puusa ette ja nüüd allalaskmiseks teed täpselt vastupidise, lükkad puusa taha ja nii kui kang on põlvedest möödas, lükkad põlved ette tagasi ja kang liigub sinu jalgade lähedalt, mitte sa ei tõmba seda kuskilt poole kilomeetri kauguselt, enda ligidalt, jalad maa sisse ja puus ette. Selja asend, leiadki endale mugava asendi siin. Otsid sihukest mugavat asendit, kus sa saad tõmmata. Vaatad, kuidas sul mugav on selle seljaga. Mõne jaoks on natukene küürus asend, mugav, mõne jaoks on natukene sirgem asend, mugav. Ei pea üle muretsema. Ja kasuta mingit mõistlikku raskust, millega saavad näiteks mingi 5–10 kordust teha. Ja ilmselt sa ei tee endale haiget, vaid vastupidi, sa teed enda selja ja jalad tunduvalt tugevamaks.